Me elame paratamatult ajal, kus tühistamiskultuur võtab maad ja kindlasti sellega aitab väga palju inimeste suid sulgeda. Aga olge julged ja rääkige asjadest, mis on teil meelel ja asjadesse, millesse te tõeliselt usute. Me rääkisime enne siin noorte vaimsest tervisest, probleeme seoses seksuaalsete sättumustega noorte seas, otsime lahendusi, kuidas neid tõeliselt aidata, kuidas armastada vanematest, perekonnast, ütleme vanemate probleemidest ja vaatame piibellikke juhiseid, kuidas vastavalt piibellikele juhistele toimida ja samas me saame võib-olla teada ka täpsemalt, kas on meditsiiniliselt mingisugused lahendused näiteks homoseksualismi puhul, et kas see on nii lootusetu, nagu ta tundub. Aga enne kui ma annan teile ja ma mõtlen niimoodi, et rääkige vabalt, mis on teie südames, võib-olla ma ei tule selle peale, mida küsida, aga mis on teil kui ekspertidel, kui poliitikutel ja kui haridustöötajal eriti südames, siis laske aga tulla. Aga siiani ma nagu, mis on minu südames enne ära öelda, et mul see meelest ära ei läheks, kuna ma olen lapsevanem ja vanavanem ka, siis mul on neid kogemusi ja ma tean, mida tähendab austuse kultuur, eks ole. Et kui lapsed on kasvanud suureks ja nende lapsepõlv on olnud problemaatiline, ütleme isegi, kui vanemad on olnud kristlased, see on paljudes kristlikes perekondades suur probleem ja lapsi on olnud palju. Ja ei ole võib-olla jätkunud nii palju tähelepanu ja kõike seda võimekust rakendada, neid teadmisi, siis on juhtunud niimoodi, et lapsed on nagu jäänud natukene tähelepanuta, sest vanemad ei ole suutnud ja kui need lapsed on siis kasvanud suureks, neil on jäänud kibedus sisse oma vanemate vastu. Ja mis juhtub siis? Ega Jumala sõna asjata ei ütle, et austage oma vanemaid. Ei ole öeldud, et austage oma häid vanemaid, tublisid vanemaid, vaid austage neid. Ja kui nad ei ole suutnud andestada, siis nende samade laste perekonnas ja nende lastes hakkavad tekkima probleemid. Ja mina vanemana ja vanavanemana tean, mida see tähendab. Minu lastel läheb praegu hästi, sest mina emana olen lastega rääkinud veel vanemas eas ja mu lapsed on mulle kõik andeks andnud. Nüüd te võite mõelda, et mis sa siis nii hirmsad tegid, mitte midagi. Pole täiuslikku lapse vanemat olemas või on keegi, kes saab käe tõsta, et ma olen täiuslik. Ei ole. Ja see on võti. Andke andeks. Andke andeks, ärge kandke seda kibedust. Ja see on üks pärand, üks alus, mida me saame edasi anda oma lastele. Ja ma näen, kuidas see mõjub. See mõjub tõesti. Ja nüüd, kallid kaasvestlejad, ma annan nüüd teie kätte. Võib-olla läheme teie kätte need teemad. Jah, me tutvustame, siis Ave Kovaljov on sotsioloog ja ühiskonnateaduste instituudi lektor. Artur Sirk on noorteühenduses või Noor Isamaa esimees ja Aad Purje on noor poliitik, kes on ka Pirita linnaosakogu aseesimees. Ja ma nüüd paluksin, et me läheksime siis, kas on mingi spetsiaalne teema, mida te tahaksite praegu nagu rääkida või mille juurde tagasi tulla? Ma tuleks tagasi ja mulle läks väga korda ja ma tõesti nõustun Arturiga nendes argumentides, mis ta tõi, mis puudutas siis nagu põhjuseid, miks võivad lastel ja noores eas kujuneda erinevad vaimsed probleemid. Ja ma nüüd lihtsalt täiendaksin teda natukene oma mõtetega, mis mul siin vahepeal tekkisid. Ma olen täiesti veendunud, et inimese sotsiaalne vari käib temaga terve tema elutee kaasas. Ma näen seda näiteks enda puhul. Arusaamad, tõekspidamised, väärtused, mis minu peres noorelt üles kasvades olid aktuaalsed, neid kannan täpselt samamoodi mina. Ma tunnen, et ma olen sellistes maailmavaatelistes tõekspidamistes täielikult enda vanemate selline koopia. Ja
mis ma siin tahtsin öelda veel lisaks Arturile, et just see sotsiaalne taust, et kui me räägime näiteks homoseksuaalsetest suhetest, siis ma olen elus ka mõne ennast homoseksuaalina määratleva inimesega kokku puutunud ja minu meelest on nende puhul välja kerkinud selline väga selge muster. Ja võib-olla need on olnud mingisugused üksikjuhud, millest ma olen tuletanud selle mustri, aga ma pigem tahaks ise uskuda teistpidi. Ja igal meesterahval on olnud kodus isadega probleeme. Kas neil ei ole olnud isafiguuri kodus lapsena üles kasvades või on isa neid väärkohelnud või on isa nendega kuidagi kasvamise perioodil väga vääralt käitunud, aga minu kokkupuutega nende inimestega on kõigil olnud isadega mingi probleem. Ja tegelikult siit võiks veel edasi liikuda. Maalehes ilmus siin minu meelest nädalapäevad tagasi üks artikkel, mis käsitles Ungari seksuaalvähemusi. Ja minu meelest seal ka koorus välja selge muster, et seal oli üks meesterahvas, kes ei leidnud, et ta on hetero ega homoseksuaal ega mees ega naine, kuidagi identifitseeris ennast hoopis kellegi kolmandana. Kuna neid määratlusi on nii palju, siis ma ei suuda meenutada, kelleks ta ennast seal küll pidas, aga minu meelest oli väga kõnekas, mis sealt välja tuli see, et ta mainis oma lapsepõlvest väga traagilise juhtumi, mis oli temaga juhtunud. Ütles välja, et 15-aastaselt oli teda vägistatud. Ja minu meelest täpselt samamoodi, et kõik inimesed, kellel on identiteediga mingisugused probleemid, kas nende sotsiaalne taust joonistab välja siin mingi mustri või on nad mingi trauma läbi elanud. Ja see on see, mida ma olen nagu täheldanud, et on teatavad mustrid. Mulle väga meeldib, et sa seda mõtet edasi arendasid, sest see klapib väga hästi sellega, mida sina, Liidia, rääkisid just andestuse poole pealt, sest et see on ilmselge, et see, millisteks inimesteks me välja kujuneme, kelleks me kasvame, väga määrav selles on see, milline on olnud meie lapsepõlv, millised on olnud meie kogemused üles kasvades. Ja sellel tuleb tähelepanu pöörata, seal peab olema meil ruumi kaastundeks ja arusaamiseks, aga võib-olla see koht, kus võib-olla avalik diskussioon mingitel aegadel võib seisma jääda, on see, et ei tooda välja seda, et aga sa ei pea jääma sellesse. See võib küll olla see pärand, mis sulle edasi anti, aga see ei pea olema see pärand, mille sina edasi annad. On ju. Sina ei ole lihtsalt oma isa poeg ja sa ei ole lihtsalt oma ema tütar, vaid sa pead ise inimeseks saama. Mingil hetkel sa lahkud pesast, sa pead olema ise mees, sa pead ise olema isaks. Sa ei saa olla enam lihtsalt poeg, vaid keegi teine peab saama sinu pojaks või sinu tütreks, on ju. Ja ma arvan, see andestuse osa on väga tähtis osa selles, on ju. Et sa suudad vaadata otsa kõigele sellele jamale, millega sa üles kasvasid. Ja ütleme, et see juhtuski. No mis sa teed? Juhtus, see on tehtud. Kas ma lasen kogu oma elul soiku minna selle tõttu? Ja kas ma tõesti küündin sellest kõrgemale? Üritan midagi paremat teha. Ja ei määratle ennast oma vanemate vigade järgi. Ma mõtlesin ka, nagu Aat ütles, et nii palju, kui ma olen lugenud kirjandust valdkonnas, et öelda, nagu geneetikud, nad ei ole, kui öeldakse, et homoseksuaalsus on geneetiliselt määratud, geneetikud seda pole leidnud, homoseksualismi geeni pole leitud, küll aga on leitud, et seal on mingi geneetiline komponent, kaksikute uuringud seda näitavad, et mingi geneetiline komponent on, aga selle väljendamine hästi see sõltubki kasvukeskkonnast, eks ole, see sõltub perekonnast ja üks väga hea raamat, mida ma kõigile soovitan, on Jeffrey Satinaveri Homosexuality and the Politics of Truth, mis see mees on, põhimõtteliselt tal on doktorikraad ja 2 magistrit, doktorikraad oli vist füüsikas ja magistrikraad oli psühhiaatrias ja keemias ja ta on tipptasemel teadlane, tegutsev teadlane praegu ka ja kui ta sai doktorikraadi, siis ta oli Ameerika kõige noorem doktor.
et tegemist on targa mehega. Et see raamat on küll natuke vana, see on ilmunud aastal 94, aga lihtsalt see on täielik kuld, mis ta seal kokku võtab. Et tegelikult on uuemaid artikleid ka, väga häid nagu selliseid just koondartikleid geneetikast, meditsiinist, aga tema toob ka välja oma just psühhiaatria praktikast, et seda sama, mida sa Aat välja tõid, et ta ütlebki, et ta näeb, et need inimesed, kes on või nagu peavad ennast homoseksuaalideks, et neil on enamasti olnud probleeme isaga, isa on siis kas distantsil või vägivaldne või mingi alkohoolik või mingi probleem on temaga. Ja teine asi on see, et 80% neist on kogenud lapsepõlves seksuaalset vägivalda. Et see on nagu see, mis temaga välja toob. See on ju just täpselt see, millest me ennem rääkisime, et kui olulised on rollid, eeskujud meie elus. Ja minu meelest kujunes siin nagu jutu jätkuks väga hästi välja üks näide, mis ilmestab seda. Ja mis ma tahtsin veel öelda, et see sama pereteema, et ühest küljest me tahame nagu perekondi kaitsta, sest see on tõesti lapse jaoks kõige turvalisem koht, aga kui perega on midagi valesti, siis see on lapse jaoks kõige ebaturvalisem koht, et see on nagu see, jällegi see langenud maailma koht, eks ole, et samas see on nagu see koht, mis peaks olema kõige lähedasem, kõige parem lapse jaoks, aga mõnikord ta ei ole. Ja siis me jõuame siin juures olukorrani või faktini ja me peame seda teadvustama, et me vajame tegelikult kõik armastust, eks ole. Ja need problemaatilised inimesed, kes on sattunud sellesse olukorda, nad vajavadki armastust. Mida mina oma elus olen tähele pannud, et me peame ära tunnetama, mis on päris armastus tegelikult, on ju. Ja me peame ka arvestama, et tõe rääkimine ja piiride seadmine ei ole mitte armastuse puudus. Me saame seda kõike teha armastuses, ilma seda isikut solvamata. Me saame teha seda austusest lähtuvalt ja me kõik vajame nagu, ma ei tea, see on lihtsalt Jumala ime, mis peab juhtuma, sest enamus meist, ma ei tea protsentuaalselt, aga see isatuse probleem on ikkagi väga suur ühiskonnas. Ja mina olen ilma isata, sest ma olen sõjajärgne laps, minu ema küüditati, ma sündisin Siberis. Mitmetel põhjustel on jäänud, minu laste isa on surnud ja mul on ka tegelikult lapsed ilma isata üles kasvanud. Ja mis on siis nagu mind aidanud, ma pean ütlema, et üksinda last väga raske kasvatada, aga minu jaoks oli väga suur lahendus see, kui ma leidsin isikliku suhte Jumalaga. Ja kui ma olin olukordades, kus ma tõstsin oma käed üles, ütlesin, Jumal, ma ei tea enam, kuidas selle teismelise poisiga hakkama saada, et ta läheb nii käest ära. ja sa ei saa olla ju isa ema korraga, eks ole. Ja siis ma mäletan, et no, eks ikka lastevanematel on vist selliseid momente, et sa tõstad käed üles, ütlesid, Jumal, ma ei tea, mida sa teismelisega teha, ta istub mulle pähe lihtsalt, eks ju. Ja samas sa tahad armastada teda, no kõik teavad, mis see tähendab. Mida siis teha? Tõstad käed üles ja annad oma lapsed Jumala kätte ja palvetad, sest Piibel ütleb, et Jumal on meie kõikide isa. Tema on tõesti isa ja minu elu ja minu lapsed on elav tunnistus sellest, kuidas Jumal saab olla isaks, kuidas ta saab olla isaks, kui ta on hoopis nähtamatu meie jaoks, aga ta töötab vaimu läbi, ta teeb meie lastest tööd, ta kujundab meie laste teekonda ja olukordi nii, et nad lihtsalt hakkavad sisemuses, Jumal puudutab neid ja kui sa pidevalt palvetad oma laste pärast, see oli ainus, mida mina teha sain. See tervendas mind, see tervendab mu lapsi, see tervendab perekondi. Perekonnad vajavad tervenemist, isad vajavad armastust, emad vajavad armastust, lapsed vajavad armastust, vanemad vajavad armastust. Meie, kes me oleme kogenud seda turvatunnet, mis lähtub ülevalt, peaksime jagama seda armastust kõigile. Ja samas, mis on minu meelest ka väga oluline asi, et kui sa kõike seda teed, mida Jumala sõna õpetab, siis esikohal on Jumal. Alles siis lapsed, vaata see võib kummaline olla, sa ei armasta oma lapsi, armastan. Aga kui ma sean tema ja tema kuningriigi ettepoole lapsed teise koha peale, siis Jumal saab nad päästa. Aga kui ma hakkan ise eksin Jumala vastu ja teen kompromisse lihtsalt, et teenida oma last nii öelda, siis ei tule lahendust nii ruttu. Ja see on üks printsiip, mis toimib tegelikult. See oli minu tunnistus, aga jätkame nüüd, et kuidas neid inimesi siis nagu aidata saaks, et
kas see on lootusetu, kas see sõltuvus on lootusetu sellest vabaneda homoseksualismi sõltuvusest? Tegelikult jällegi tulles tagasi selle sama Jeffrey Satinoveri juurde, kes on ise ka praktiseeriv psühhiaater olnud, siis tema ütles, et homoseksualismist pöördumine on tegelikult lihtsam kui alkoholismist pöördumine. Wow. Et ta on tegelenud nii alkohoolikute raviga kui ka nende homoseksuaalidega, kes, kui nad tahavad loomulikult, eks ju, muidu ei ole midagi, eks. Aga et nendega, kes tahavad pöörduda, siis ta ütleb tegelikult homoseksualismist pöördumine on lihtsam kui alkoholismist pöördumine. Ja ta tegelikult oma raamatus ka toob selge võrdlused ja paralleelid nagu nende vahel, et seal on päris palju neid paralleele ka. Ja teine inimene, keda võiks nagu tsiteerida, on Francis McNutt, kes on minu suur eeskuju, kes on olnud eestpalvetaja väga suurte kogemustega ja tema ütleb, et tema kogemuses homoseksualismist pöördumine on 100%. Et kõik, kes on tulnud tema juurde eestpalvele ja ta ütleb küll, et on selliseid, tal on ka lugusid, kus on tõesti nagu selliseid imelisi muutumisi, aga ta ütleb, et homoseksualismist pöördumine on väga pikk protsess, tema abikaasa on muideks psühhiaater ja ütleb, et see üldiselt võtab aega umbes 2 aastat, iganädalast tööd ja ta ütleb, et juhul, kui on tegemist nagu sellise ilmaliku teraapiaga, kus on tõesti iganädalased kohtumised, inimene tahab pöörduda, siis see võtab aega umbes 2 aastat. Aga kui sinna lisandub eestpalve, kui sinna lisandub hingehoid, siis on see veel hoopis teine teema. Ja ma võib-olla jagaksin ka ühe loo, mida ta oma raamatus Can Homosexuality Be Healed, jälle väga hea raamat, soovitan, mida ta toob välja, et tema juurde tuli üks inimene, kes oli juba alustanud, see polegi, see on nagu soovahetuse lugu, aga see läheb umbes sinna sama valdkonda, eks ju. Üks inimene, kes oli alustanud soovahetusprotsessiga, tal pidi olema siis esmaspäeval soovahetusoperatsioon, ta tuli siis reedel või laupäeval Francis McNutti juurde, ta oli, eks ju, läbinud, see minu meelest oli siis mees, kes tahtis saada naiseks, ta oli läbinud hormoonravi, tal olid rinnad juba kõik niimoodi ja ta läks eestpalvele ja selle konkreetse isiku puhul oli tegemist siis homoseksualismi teemaniga, kes temast siis Francis McNutt ajas selle temast välja ja füüsilised need tunnused, naissoo tunnused kadusid ära, mis ta oli hormoonraviga omale nii-öelda saavutanud, eks ole. Ja siis, kui ta läks esmaspäeval arsti juurde, siis talle tehti psühholoogiline test ja arstid ütlesid, et see on täielik ime, et tema mõttemaailm on muutunud, see on täiesti muutunud. Et selles mõttes on olemas sellised hetkelised pöördumised ka või hetkelised nagu muutumised, aga üldiselt on see pikk, raske protsess, aga see on võimalik. See on võimalik, kui on ka toetajaid ja me tahame ju oma ühiskonnas ikkagi olla abiks ja toetada ja kui me tahame näha neid probleeme lahenemas, siis ei aita sellest, kui me ainult hurjutame. Muidugi see on loomulikult vale, see viib hävinguni, see hävitab ühiskonna, see viib nuhtluse ja needuseni, aga kui me tahame päriselt aidata, siis me ikkagi püüame, sest Jumal on ju ka nende isa, kes tahab neid välja tuua sellest olukorrast, noormehed. Võib-olla üks dünaamika, mida siia nagu arutelusse juurde tuua, on see, et konservatiividele me võib-olla mingil määral oleme harjunud selle mõttega, et on ju on ainult 2 sugu, mõistagi on ju, ja et on ka ainult üks seksuaalsus. Ja see on nagu heteroseksuaalsus, on ju. Aga mulle näib, et ma ei tea kust ja millal, aga üks seksuaalsus on tegelikult täiesti legitiimne seksuaalsus, on ära ununenud. See on aseksuaalsus. Inimesed, kes otsustavadki, et nemad ei pühenda oma elu perekonnale ja lastele ja naisele või abikaasale, vaid hoopis mingi muule kõrgemale ideaalile. Ja mulle tundub, et väga palju me eriti avalikus sfääris näeme inimesi, kes meeletult mingil määral kannatavad selle all, et nad küll pühendavad ennast mingi teatud kunsti või millegi muu alla, see võib, mis tegelikult nõuab meilt põhimõtteliselt kogu elu või kogu tähelepanu. Ja siis kuidagi nad peavad seda nagu tasakaalustama perekonnaga ja kuidagi tegelema täis kogu oma energiaga ka oma laste ja naisega, aga samas nad, ma ei tea, vastutavad terve riigi eest. Või vastutavad ma ei tea, üritavad kuidagigi teha mingisuguseid arendusi mingi teaduse valdkonnas, mis nõuabki, on ju, et sa 12 tundi päevas lihtsalt uurid ja ma ei tea, vahid mingeid molekule, kuni lõpuks
suudab midagi uut infot nende kohta on ju välja nuputada. Ja ajalooliselt on ju, no vanasti oli nendel koht ühiskonnas, need olid inimesed, kes läksidki kloostritesse, kes hakkasid vaimulikeks näiteks. Oli selge arusaam ühiskonnas, et okei, kui sa näed, kui sa koged, et sul ei ole mingit tõmmet, sul pole mingit soovi kasvatada perekonda, siis okei, siin on alternatiiv. Aga tänapäeval sellistel inimestel on meeletult raske, sest meil ei ole neile alternatiivi pakkuda. Me ei oska neile pakkuda isegi mingit kogukonda, sest hetkel neid inimesi on küll olemas, kes on ja elavadki põhimõtteliselt vallalisena. Nad küll võib-olla põrkuvad niiviisi, et nad ikkagi otsivad mingi lähisuhteid, aga see ei toimi, sest nad ikkagi huvitu sellest. Ja ongi näiteks meditsiinivaldkonnas on õdesid. Ma usun, et meditsiin on üks nendest valdkondades, kus sellised inimesed väga hästi sobivad, nad pühendavadki ennast inimeste aitamisele, nende tervendamisele, aga nad teevad seda üksinda. Nad elavad oma ühetoalises korteris, lähevad tööle, töötavad seal 12 tundi, tulevad koju üksi. Nad tegelikult teevad seda üksinda, aga on vaja, et kuidagi viisi sellised inimesed oleks kogukond end ümber, kellega koos nad pühendavad ennast sellele ideaalile. Aga see on täiesti piibellik, sest piibel räägib ka sellistest inimestest, et mõned ongi, kes ei ole loodudki abielu jaoks. See on nii hea point, mis sa välja tõid. Muideks Oxfordi ülikooli teadlased olid ka vallalised üldiselt, et seal on ju kõik need söögisaalid ja asjad just selleks, et see ongi nende kogukord või nende nagu, et nad saaks keskenduda teadusele. Aga tegelikult see on see, et sa tood selle vallaliste teema sisse minu meelest nii hea, sest mina abiellusin sellel suvel 40-aastasena ja sinnamaani ma olin vallaline ja minu abikaasa oli minu elu esimene suhe. Lootust on. Ehk siis tegelikult ma elasin seda nii-öelda vallalised söölipaadi elu sinnamaani ja see oli ühiskonnas väga ebanormaalne. See oli inimeste jaoks ebanormaalne ja selles mõttes ma nagu hästi toetan seda mõtet, et tegelikult nagu see võiks olla ka normaalne, et ma elan, eks ju, kristlasena, vallalisena, puhast elu, ma pühendan ennast koguduses, ma pühendan ennast võib-olla mingi ühiskondliku valdkonna teenimisele, eks ole, et mina küll igatseksin, et vallalisus võiks olla ka nagu õigel viisil vallalisena elamine võiks olla normaalsus ühiskonnas, mitte ebanormaalsus. Mina küll isiklikult kohtasin hästi palju seda, et see on ebanormaalne, et see on koguduses ebanormaalne, et see on ühiskonnas ebanormaalne. Aga see on nagu väga ilusti, sa rääkisid sellest. Kas sinul on ka midagi kerkinud? Jaa. Me oleme täna nüüd selle paneeli jooksul peatunud päris paljudel teemadel ja läbi sellise oma arusaama nendele. Aga ma tahaks nüüd siia sisse tuua võib-olla sellise rohkem ühiskondliku mõõtme. Kujutage nüüd, et need samad sõnumid, mis on täna siin kõlanud, et me läheme nagu rohkem avalikuks nendega, eks ole. Mis juhtub? Aga mis on esimene reaktsioon tänapäeva ühiskonna poolt? Mis on peavoolu meedia poolt? Mis on erinevate liberaalsete kodanike algatuste poolt? Julged rääkida homoseksualismist, sa oled homofoob, üldse oled ksenofoob ja mida kõike veel. Et me peame mõistma, et tegelikult nendele sõnumitele tuleb ühiskonnas ikkagi saada taha oluliselt suurem selline kandejõud, need peavad oluliselt suuremalt kõlama. Ja tegelikult ma ütleks, et see on äärmiselt tänuväärne töö, mida Liidia ja Pille teevad. Teeme neile suure aplausi. Et te olete nüüd mööda Eestit siin nende paneelidega ringi käinud, leidnud noori, neid loodetavasti ka kõnetanud, aga et mida saaks siis ühiskonnas veel teha? Et nagu ma alustasin esimesel poolajal, siis ma ütlesin, et kõik algab noortest, et me peame nagu istutama selle seemne. Ja kui me vaatame ühiskonda, meil on nii palju liberaalide eest kõnelevaid noorteorganisatsioone. Meil on LGBT ühingud, meil on mustmiljon organisatsiooni, mustmiljon teostusvõimalust inimestel kuhugi koonduda ja muutuda aktiivseks.
kusjuures neid kõiki organisatsioone ühendab Eestis mis see nüüd on, Eesti Noorteühenduste Liit. Ja siin paar nädalat tagasi, kui ma vaatasin enda töömeili, siis ma vaatasin, et Noorteühenduste Liit oli saatnud mulle kirja. Ja nemad siis oma ühendustega koostöös erinevate noortekohtumiste tulemusena olid välja töötanud siis soovituste programmi erakondadele, et lähenevate Riigikogu valimiste tuules, mida erakonnad võiksid endale programmidesse üle kanda. Et just kui esitlevad ennast sellise nagu noorte eest riikliku kõnelejana. Ja tegin ma selle siis soovituste programmi lahti ja siis vaatan seal, et seal, kus on toodud haridus- ja noorsootöö või mingisugune selline, see on sektsioonidesse jagatud need soovitused. Ja seal ongi, et jällegi täpselt meie maailmavaatele vastanduvad seisukohad, soovitused, et mida siis üle võtta, et mille eest siis Eesti ühiskond võiks seista. Ja üks punkt, ma sõnastust täpselt ei mäleta, aga oli, et kindlasti tuleks kooli tundidesse rohkem kaasata LGBTQ+ teemasid, et siis kõnetada nagu laial spektril kõiki noori seal klassiruumis, et mitte keegi ei peaks ennast kõrvale jäetuna tundma. Nii, ja nüüd ongi, et meil on põhimõtteliselt Eesti noorte eest kõnelev organisatsioon, kes edendab selliseid huvisid. Nii, meil on vajadus veel ühe organisatsiooni järele. Meil on tegelikult, ma arvan, terve plejaadi organisatsioonide järele vajadus. Aga teeme ära. Et ühesõnaga, meil on väga palju, meil ei ole väga palju, aga meil on täiesti sellised organisatsioonid, kuhu siiamaani konservatiivse rahvusliku mõttemaailmaga inimesed on saanud koonduda. Täna algatate teie oma liikumist, teete neid paneele, ilmselt moodustate mingisuguse võrgustiku, kellega edasi minna. Minu meelest sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks on ellu kutsunud konservatiivide akadeemia, millest võib-olla Artur pärast räägib lähemalt, aga ma saan aru, et sellest on nagu hilisemalt välja koorunud ka mingisugune aktiiv, kes käib koos ja kellel on mingisugune aktiivne mõttevahetus, just noored. Meil on Eestis, mina julgen väita, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kes edendab nagu seda rida ja noored on alati meie sekka oodatud. Aga seda on võrreldes sellega, mida teistel on meile vastu panna ikkagi nagu häbiväärselt vähe. Ja et meil oleks üldse ühiskonnana, et meil oleks rahvusriigina lootust, peame me alustama just sealt, looma noortele võimalusi ühistegevusteks lähtuvalt nendest ideaalidest, mis on siis konkurentsi tingimuses täna selle liberaalse maailmavaatega. Suurepärane mõttekäik. Ave? See on minu meelest hästi nagu õige koht, kus alustada, sellepärast, et mingi hetk tagasi mul tekkis huvi ja uurisin mina ka LGBT ühingu kodulehte ja sain teada, et tegelikult kõik nende tegevused on suunatud noortele. Ja sotsioloogina ma tean, et see on absoluutselt õige strateegia, sest noored on need, kelle kaudu on võimalik kujundada maailmavaadet, kelle väärtusi on võimalik muuta, vähemasti kergemini kui vanemate inimeste omi ja tegelikult noorte kaudu on ka võib-olla võimalik nende vanematele läheneda, et absoluutselt ma arvan, see on õige strateegia noortele, sotsioloogina arvan, et see on õige strateegia noortele läheneda. Ja me tahame sellest mõttest kinni võtta ja mitte jääda lihtsalt mõtlema selle üle, vaid me kindlasti tahame tegutsema hakata ja kindlasti meil tuleb palju poolehoidjaid ja toetuskonda, mis te arvate? Ja nõusolek on olemas. Ma usun, et need videod ka leiavad suuremat kõlapinda kogu Eestis. Aga kuidas sina, Artur, siis nüüd sekkuksid oma kommentaaridega, jätkuks sellele teemale? Võib-olla see akadeemia või mis on su südames? No, ma olen küll ajaloo ekspert, aga mis mulle näib, kui ma vähem räägin konservatiivsete inimestega ja olen üritanud mõtestada seda, et miks on selline liberaalne ellusuhtumine maailmavaade niivõrd dominantne, no põhimõtteliselt kogu läänes, siis mis mulle näib on see, et konservatiivsus ja konservatiivid kui sellised on väga pikka aega olnud tagajalgadel.
ja pidevalt nad ei ole suutnud tegelikult mingil määral oma asja arendada, vaid pidanud pidevalt reageerima mingisugustele äärmustele. Mingit aega olid need 19. sajandil üles kerkivad mingid liberaalsed liikumised. 20. sajandil oli see lihtsalt elu ja surma lihtsalt rüselus kommunismiga. Ja nüüd, kui need nii-öelda tondid on ära kadunud, me ei oska eriti midagi teha iseendaga. Kui me pole enam kellegiga kakelda, siis ongi nagu see, et aga mis siis on konservatiivsus? Et pikka aega oli konservatiivsus nagu antikommunism või antisotsialism. Ja nüüd, kui rääkida sellist juttu, siis see kõlad nagu sa oled peas segi ja elad kuskil 20. sajandis. Et mis kommunism? Nõukogude Liit on läinud ainult mingid väiksed isoleeritud juhtumid on veel alles, on ju. Et mis sa räägid, et laste konservatiivid olge ja aega oma sõgedat just kuskil, ma ei tea, pubides edasi. Ja mis on vaja, ongi see, et konservatiivid võtaksid initsiatiivi taas enda kätte. Et me ei lase konservatiivsust määratleda liberaalidel, inimestel, kes tegelikult esiteks ei mõista meid, esiteks ei mõtle meie moodi. Ja meil on vaja ise mõista, et mis on meile tähtsad, mis on need asjad, mida me tahame edendada ja mitte pidevalt reageerida sellele, et mis on see nii-öelda skandaalne teema täna. Ja, just. Ja. Küsime pärast paneeli on meil küsimused. Aitäh! Jäta meelde see küsimus. Et ma lisaksin ka teie jutule jätkuks. Ungari peaminister Orban on öelnud nii, kui lahutada lääne tsivilisatsioon selle piibellik kristlikust pärandist juhtuvad ajaloo halvimad asjad. Olgem ausad, tänapäeva ajaloo kõige kurjamaid asju tegid inimesed, kes vihkasid kristlust. Natsismi ja kommunismi õudused juhtusid seetõttu, et mõned Mandri-Euroopa lääneriigid hülgasid oma kristlikud väärtused. Ja tänapäeva progressiivsed liberaalid tahavad teha seda sama. Kes neid peatab, kui meie seda ei tee? Kes neid peatab, kui meie seda ei tee? See tähendab, jätkuks Artur sinule, et meile on tegelikult usaldatud üks territoorium, meie vastutusala. Eks meie siis oleme noored ja vanad, täna on siin mitu põlvkonda koos, noored, vanad, keskealised. Et tegelikult see maa ja selle maa vabadus on Jumala poolt antud õigus meile. Ja meil on vastutus selle maa eest. See, mis siin maa peal toimub, see on tegelikult meie vastutus, eeskätt kristlaste. Sest need printsiibid on ju alguse saanud ikkagi piiblist ja kui meie seda ala ei kaitse ja kui meie ei kanna hoolt selle eest ja ei hari seda, siis võtab keegi teine ära selle, kellel on mõjusam nii-öelda häälekõla, eks ole. Aga nagu sa ütlesidki, see innustab ka mind ja meid kõiki, et meie hääl peab tugevamalt kõlama. Meie vastuseis peab suruma ära nende sellise vale propaganda, sest see on vale, see on hävitav ja me ei luba siit saadik ja mitte üks samm edasi. Et me peame midagi tegema, mitte ainult kogu aeg reageerima, vaid midagi tegema ja kehtestama selle õiguse, seisma selle õiguse eest, me oleme patrioodid ja see maa loodi ju patriootide poolt, kes olid selle maa patrioodid ja nüüd, kus meil on noor põlvkond tõusmas üles, me oleme patrioodid, et kaitsta seda vabadust, mis meile kätte võideti ja ma tean, et Jumal on meiega. Nii, palun, lähme edasi. Mis on veel üks põnev asi, millest võiks täna rääkida? Sellest me rääkisime, et üks lähtekoht võiks nüüd olla see, et tuua mingisugust muutust ühiskonnas, et leida noortele erinevaid organisatsioone, neid tekitada, noori muuta aktiivseks. Aga on ka veel teine ja ma ütleks, et sama määrav ja sama suure kaaluga asi, mis tegelikult vajab alternatiivi ja vajab muutmist ja see on meedia. Nii Artur kui Liidia, sina mõlemad mainisite, et sõnum tuleb saada kõlama. Tänases Eesti meedia väljas seda väga ei saa. Meil on väga palju rasket isiklikku tööd sinna alla panevad ja väga tunnustamistväärsed isikud, kes veavad nii Objektiiviportaali, veavad uusi uudiseid, kus on nagu mingit vähegi alternatiivset tõde võimalik leida. Aga sellega sa ei saa vastu meediamajadele ja meediaimpeeriumitele, mis tegelikult avaliku agenda määravad. Räägime Ekspress Grupist, räägime Postimees Grupist. Vaadake, Ameerikas on
minu meelest päris selline huvitav konkurentsiolukord tekkinud. Seal on CNN ja seal on Fox. 2 konkureerivat erinevat maailmavaatelist meediamaja. Ja suhteliselt elanikkond ja osariigid on nende 2 vahel ära jaotatud. On osariigid, kes konkreetselt jälgivad ainult Fox ja on liberaalselt osariigid, kes jälgivad CNN-i. Ja seal on võimalus, et selle ühiskondliku agenda saavad mõlemad pooled sätestada, sellepärast, et nad jagavad seda piskut seal, nad on konkureerivad võrdsetes tingimustes. Eestis seda ei ole. Nii et kui me räägimegi sellest, et üks asi, millest alustada on, et aktiviseerime noori, loome neile organisatsioonid, kuhu kuuluda, et selle maailmavaatest seista, aga täpselt samamoodi ja nüüd oluliselt keerulisem on, et kuidas nüüd hõlvata meedia. Et täna see on keeruline ja minul ei ole sellele lahendust, sellepärast, et kõik on ju meedia puhul raha taga. Kust tuleb konservatiividele see rahalaev, ma ei tea. aga et meil tõesti oleks võimalik panna oma sõnumid kõlama, me peame saama jala ukse vahele meedias. Ja, ma toon ühe näite veel. Et ka jälle Ameerikast, et mina jälgin väga huvi ja hoolega ühte kristlikku meediat, kanalit ja samas on see ka niisugune liikumine, Flashpoint, kui paljud sellest on kuulnud, eks ole. Ja nemad on siis jõudnud nüüd paari viimase 2 aastaga või kui vana kuskil 2 aasta jooksul on see 2 aastat tagasi loodi see koosneb kristlastest ja poliitikutest. Et seal on üks väga tuntud kogudus, Kenneth Coplandi kogudus, kes on väga edukas, väga suur kogudus ja seal on siis üks nii pastor kui ka ta on väga hea meediainimene, ta on haritud, ta on poliitikaga kursis, ta on koondanud, nad on koondanud erinevad kogu üle Ameerika erinevatest osariikidest kristlikud juhid, poliitikud, ettevõtjad, koondanud ja nad on teinud sellise saate, millel on tohutu vaatajaskond ja mitte ainult Ameerikas, vaid üle kogu maailma. Ja nad siis edastavad neid uudiseid, neid õigeid uudiseid nii-öelda, eks ju. Neil on väga kõrgel tasemel kõik see videograafia ja kõik muud asjad, need oma kanalid ja neil on tohutu mõju. Ja nüüd on nad liikudes korraldanud siis konverentse eri osariikides, nii nagu meie siin alustasime nende paneelidega ja igal pool, kus nad korraldavad neid konverentse, siin on kogutud ka prohvetid ja nad toetavad nii-öelda seda õiget, seda konservatiivset maailmavaadet. Nad tahavad Ameerika tagasi saada sellesse saatusesse, mis talle tegelikult on määratud ja igal pool, kus nad käivad, teate, mis seal juhtuvad? Kõik on kuulnud sellest kivist, mis selle kivi nimi oligi, mis kokku varises. Guidestone, eks ole, seal Atlantas, eks ole, oli see. Ja. 3 päeva pärast nende konverentsi, kus nad olid palvetanud, kus nad olid rääkinud, juhtus selle kiviga siis niisugune õnnetus. Ja teatavasti selle kivi sisse olid siis kirjutatud kõik need globalistlikud nii-öelda uue maailma korra instruktsioonid. Ja sellel on niisugune sümboolne prohvetlik tähendus, et kui see varises kokku, et siis tähendab see globalistlik agenda, see antikristlik, see saatanlik, see kurjuse agenda, see on kokku kukkumas. Ja see on Ameerikas toimub praegu. Ja tavaliselt viitega asjad jõuavad ka siia. Ja kõik tegelikult tegemist on ühe ja sama agendaga ju, millest meil täna juttu siin on, et see on süsteem. Ja praegu nende hääl on saanud nii mõjukaks, et see lausa summutab selle sekulaarse või selle nii-öelda CNN ja nende hääled, sest tõde, inimesed usuvad tõde ja neil on väga suur poolehoidjate hulk. Et see on lihtsalt selline informatsioon. Lootust on, eks ole? Aga sama palju on ka tööd. Kuidas? Sama palju on ka tööd. Ja see ei ole kindlasti kerge, see on väga vajab pühendumist, aga mul ei ole üldse kahtlust, mina usun teisse. Ma usun iseendasse ka. Saad aru, et ma olen 70-aastane varsti ja mul on parimad ajad ees, et mina olen teiega igatahes noored. Et jah.
ja ma arvan, et küsimus ei ole ju minus, vaid meil on nii palju neid organisatsioone, kes võitlevad praegu tõesti oma ellujäämise pärast ja need, kes on ennast surunud nii-öelda, et nende häälel oleks mõju nagu objektiiv ja kõik nad on teinud rasket ja pikka aega kestvat tööd, et jõuda kuhugi. Nii et ma usun, et nad on tee rajanud, et me läheme siit edasi ja neid organisatsioone kindlasti tuleb rohkem, et me lihtsalt palume Jumalalt, et ta saadaks meile eksperte, saadaks meile noori haridustöötajaid, muusikuid, meediainimesi, kellel on õiged väärtused ja lihtsalt nagu mulle meeldib piiblis Joosue ja Kaalebi näide, et kui neid Jumal ütles, et minge ja võtke see maa, see oli see maa, see tõotatud maa, mis neile oli lubatud, see oli väga tugeva majandusstruktuuriga, need olid väga tugeva kaitseväega, nad olid kultuuriliselt tugevad, võimas maa, see oli võimatu selle väikse rahva hulgaga ära see võita ja kui need 12 maakuulajad läksid seda seal luurama, siis 10 tulid tagasi ja ütlesid, et see on liiga tugev riik, meie küll nendega hakkama ei saa, me oleme nagu rohutirtsud. Aga need 2 Joosue ja Kaaleb ütlesid, ei, need on meile parajaks palaks, need hiiglased on meile parajaks palaks, me võtame selle maa. Ja nii nagu ütles noor poliitik Türi abivallavanem, ta ütles niimoodi, et see ei ole võimalus, vaid see on ainuvõimalus Eesti jaoks saada kätte see, mis meile kuulub. Vot selline peab olema meie usk ja suhtumine, eks ole? Millest me veel räägime? Nii, et siis ühesõnaga võib-olla läheme tagasi nende euroopalike, ütleme, siin esitati küsimus ka, et kas teie arust, mis sellest Euroopast siis saab, mis sellest Euroopa kultuuriruumist on saanud, kas siin ka mingisugust lootust on, et taastada see, sest see on ju kristluse häll tegelikult, eks ole. Ja räägime nendest ärkamistest ja reformatsioonidest, mis said alguse Euroopast, eks ole, kuidas see muutis haridust, andis hoogu majandusele, kõigele, mis ühiskonnas on. Et mida on meil midagi rääkida selle kohta? Sa alustasid sellise Eesti iseseisvusaja meenutamisega ja minul alati selle koha peal meenub Soome, kes tegelikult ju võitis talvesõja, sellepärast et riigijuhid kutsusid inimesi palvele, inimesed keset linna tänavad põlvitasid ja palvetasid ja nii palju imesid on sellest ajast, räägitakse, kuidas temperatuur 20 kraadi võrra langes ühe päevaga ja kuidas väikesed hulgad väga suure armee lõid põgenema ja igasuguseid selliseid asju. Aga mis ma veel olen kuulnud oma tuttavatelt soomlastelt on see, et ka see põlvkond on väga jumalakartlik ja nad armastavad Jumalat ja üks minu hea tuttav rääkis, kuidas tema vanaisa, kellel oli väga palju lapsi ja lapselapsi, kuidas ta istus, kui need lapsed ja lapselapsed olid külas, lihtsalt istus keset tuba, luges piiblit ja ta pisarad voolasid, sest Jumala sõna teda nii puudutas, et ta kuidagi nagu ei häbenenud seda, et tegelikult, ja kui vaadata, Skandinaavia maad ju üldiselt on väga sellised usuleiged ja Soome on liikumas sinna poole, aga võrreldes näiteks Rootsiga ta on ikkagi väga palju usklikum ja samamoodi inimesed räägivad, et kui Rootsis on väga raske Jumalast rääkida, sest see inimeste jaoks, nagu Eestiski, väga piinlik, eks ole, et kuidagi inimesed tõmbavad krampi selle peale, siis Soomes on palju loomulikum rääkida Jumalast. Soomes on nii palju missioniorganisatsioone, soomlased on saadnud missionäre Eestisse ja Aasiasse ja Aafrikasse ja kuhu iganes. Minu pastor, eelmine, kes oli soomlane, tema oli üles kasvanud Aafrikas, tema vanemad olid seal missionärid. Et tegelikult minu meelest see on väga huvitav nagu ka uurida seda Soome ajalugu ja mis juhtus Soomega peale seda talvesõda. Ja, et ka piiblis on nii palju näiteid sellest, et kui Iisraeli rahvas, ütleme, pöördus tagasi Jumala poole, ta oli tema teedelt lahkunud ja siis tuli väga võimas, tugev vaenlase armee nende vastu, et neid vallutada, aga siis nad tulid Jumala ette, palvetasid, parandasid oma meelt ja mis juhtus? See pisikene Iisraeli armee võitis ära, õigemini Jumal ise hakkas imesid tegema selle vastase armee,
juures, ma ei tea, mis segadus seal juhtus, et nad hakkasid üksteist seal tapma, mis iganes. Igatahes kõik on võimalik. Ja kui ka Eesti on väga kriitilisse olukorda sattunud, siis meil on lootust, kui me vaatame Jumala poole. Aga aeg, ja et lõpuks meil on nüüd aeg hakkab lõppema, et võtame siis lühidalt, igaüks saab ühe väikese lõigu, et öelda lõpuks midagi Eesti rahvale. Julgust. Me elame paratamatult ajal, kus tühistamiskultuur võtab maad ja kindlasti sellega aitab väga palju inimeste suid sulgeda. Aga olge julged ja rääkige asjadest, mis on teil meelel ja asjadesse, millesse te tõeliselt usute. See aitab meid. Väga õige. Kas sul ka on midagi öelda Eesti rahvale lõpuks? Okei, mõtle. Ja. Mina tahan öelda, et Jumala sõna ütleb, et meid viib edasi ühtsus ja kui me oleme ühel meelel, otsime ühel meelel Jumalat, käime koos ja mind on nii julgustanud ikkagi need Tallinna palveteenistused, mida on Nõmme Baptisti Valgusede kogudus vedanud ja kuidas seal on ka rahvustevaheline ühtsus. Minu abikaasa näiteks on venelane ja kui ka me nagu võib-olla kuulame erinevat meediat või kui meil on nagu ka eriarvamusi, siis Jumalas me oleme üks ja selles mõttes ma arvan, et Eestimaal ka peab tulema leppimine rahvuste vahel, sest ilma selleta meil ei ole Jumala armu. Jah, see on tõsi. Ja mina ka ütleksin lõpuks, et ma väga tänan kõiki teid tulemast ja rääkimast, meil tõesti oli väga põnev ja ma usun, et see paneel tekitas nagu uut lootust ja usku tuleviku suhtes. Südamest tänud kõigile ja usume ja palvetame kristlastena ja mõtleme tulevaste valimiste peale ja hääletame nende inimeste poolt, kes kannavad õigeid väärtusi, kes ei ole mitte võimu ega rahaahned, vaid kes tõesti hoolivad meie maa ja rahva saatusest. Me väga palume ka seda, et Jumal võiks tõsta üles jumalakartlikud juhid, kes julgevad ka Eesti rahvast kutsuda meeleparandusele, nii nagu tegi seda Soome president, nii nagu tegi seda paljud riigijuhid on teinud. Ja see on see, mida meie maa vajab praegu. Aitäh teile kõigile!